Ülo käiguvahetused. Paneme kohe jõhkrad siia emotsioone, et me teeme videole intro ja me ei tea, millest me räägime. Aga me viskame selle palli Mihklile, sest Mihkel genereerib alati mingi jama kokku. Ole lahke. Thanks. Aga tere tulemast Pellingisse, Porvo. Ja tänane plaan on see, et Eiki räägib teile kohe tänasest plaanist. Tänane plaan on meil püüda ahvenaid ja seda teeme selliste... Mis asjad nad olid? Sa alles lugesid selle nime ette. Need on mingi kunkilandid. Kunki Shocker Viib V10. Ja me saime neid terve hunniku. Ja me jagame neid siia sulle 2, mulle 2, Ülole 2. Ja me läheme nendega püüdma. Kust neid saab, kuidas neid saab, sellest me kirjutame hiljem, sellepärast, et see meie peasponsor, kes meie küsimuste peaks vastama, magab sel kellaajal, kui meie kalal läheme. Aga eks midagi. Ühesõnaga, tänane plaan on, augi asju meil pole üldse kaasas. Tänane plaan meil on igast pöörlavate ja jigide ja asjadega käia erinevad spotte läbi ja proovida siis, kuidas me need ahvenad üles leiame, kas leiame ja kui palju me leiame ja kui suuri me neid leiame. Ja ilm on meeldivad sügisene. Kuigi meil on suvi, aga tulime täna siis Ülo ajas meid välja, sest mina tavaliselt kalal ei viitsi käia, kui vihma sajab. Tänaseks hommikupoolikuks lubas vihma, aga kuna Mihkel magas hommikupooliku maha, siis lõunapaiku juba tuleb normaalsem ilm, nii et siin me oleme. Jah, ja esimene spot, kuhu me tulime, kus on nagu teada-tuntud niisugune ahvena koht, siis suureks üllatuseks, kuna tegemist on suvega, siis on täiesti kinni kasvanud. Et me peamegi täna olema siis natukese loovamad, otsima võib-olla natuke teistes kohtades, kui me tavaliselt otsime. Ehk siis tuleb niisugune vähe teistsugusem, keerulisem päev. Aga kindlasti kalane. Nii et olge lainel ja pange juba pööl püsti, sest meil Eikiga on teile üks suur üllatus. See tuleb siin kuskil video keskel, nii et kes tahab skippida, siis päris lõppu ei ole mõtet panna, sest see on seal kuskil keskel. Nii et vaata video lõpuni ja siis sa saad kindlasti teada, mis üllatus on, sest meil on teilegi midagi pakkuda. Nii et pööl püsti ja vaadake videot. Let's go! Isegi mina ei tea, mis üllatus. Nii, ma lükkan siis sellise ilusa hõbedase punase silmaga eluka otse. Vaatame, kuidas see tööle hakkab. Hästi pakendatud. Käes ta ongi. Ja siis ma teistele ei näita, aga ma panen siia sükse väikse trossi vahele. Sellise metallist trossi. Tahtsid öelda nagu mul või? Miks sul see seal on? Sest ma olen professionaal. Floro on otsas või? Ei. Aha. Mul tuli Muhumaal nii palju haugi. Ma pidin panema. Jah. Jõhker näputöö on see ju. Kuidas see siis külge saab nüüd? Ja prügi läheb kindlasti pardatšokki. Sest sealt see kaob ise ära mingi aja pärast. Et nagu Mihkel ei pea kunagi koristama. Jaa. Nõnda. Oleme püügi valmis. Teeme esimese viske. Ülo on siin juba neid mikroahvenaid piinanud siin. Siin on paltust püütud vist. Suurim on 30 senti. Mis asja? Oli või? Päris oli. Opa! 3 ahvelat on 15 senti. Lendab küll jumala hästi. Tuli mingit janti. Heiki viib meid nüüd vähe suuremate kalade juurde. Ei tea, võib-olla vöörika välja. Ma võin võtta. Lükka välja, kes?
On väljas. Ei ole? Ahven hakkab parve minema praegu, ei ole või? Jah. Noh. Palju. Häh? Palju. Ülo, kurat. Väike. Aga noh, päeva suurim, eh? Ja kusjuures sellega, üle paadi ääre. Mis me läheme üle selle kärestiku ka sinna. Aga mul võib-olla sellepärast ei tule ka kala, et mul sõlmis see värk. Meil mõõdupuud ka on või? Mõõdulindi ikka kuskilt leiab. Saaks mingid suuremad kalad ära mõõta. Jah. Siis tehakse, et kas suurim oli 16 senti või 6 senti. Kelle tuleb esimene 20 ületus. Jah. Jube vaikne või? Iga teine ise kala on. Ja. No, midagi kiita ei ole, aga laseme tagasi otsime. Me tahame ikka neid märksa suuremaid saada. Võtsin hõbedase ära ja panin sinise asemele. Vaatame, kas midagi muutub. Ja nagu ikka, Heiki, prügi loodusesse ei loobi, prügi läheb pardatšokki. Nii, vahetasime kohta ja Ülo tõmbas mingi eluka. Latika. Ei ole. Latikas. Tässe. Mida vekki? Mida hell? Ülo, sa püüdsid 8 meetri sügavuselt spinneriga latika või? Jah. Mis sa selle veel öeldad? Spinnpäev peab kõike. Näita lanti ka kala külje peal. See on haige. Mäletagi, meil on viimati latikat võiks saanud. Läks. Väga hea. Ei ole normaalne kodanik, ne. Davai. Seda ma kartsin, et me saame haugi sellega. Et nagu ahvena püügi käigus. Aga latikat nagu väga random. Ja veel sügavalt. Yeah. 6,9 meetrit. Hetk tagasi seal oli 8 meetrit. Ja see ei olnud kuskil selja pealt kinni, vaid see oli nagu suukala. Käib nosimas või? Hästi läheb usse. Eks see on huvitav veevool siis. No spinnast nagu ei voola. No ma teen selle asja natukese raskemaks. Nonii. Siin on juba palju suurem. Äkki see veevool on jah siia sisse poole nii öelda. Kui kaldale vaatad, siis näed. Päris väike ei ole, aga väga suur ka veel ei ole. Aug. Auge? Ma arvan küll. Ahven. Nonii. Sah! Vaata. Oho, Igastus. keegi on käinud võtmas. Ja. Töötab? Töötab. Lasid põhjani või? Jah, higisin sellega. Kuradi Ülo raisk. Ülo tegi mulle tempusid siin. Aga läheb tagasi. Nojah, väga hea. Pehme ritv ja ammu pole kala saanud, siis tundub see väike kala ka päris suur. Nii on. Ülo, millega tegeled?
lolli mängimisega. Teile ma tahtsin näha lihtsalt, kuidas see lant ujub sinna roo ääre. aga kohe tõi kala või? Kohe tuli kalana. Maaikeetku. Ei, väga hea lant. Nii, Ülo kakub jälle. Põhja pealt või? Jaa, kohe näed millega oli. Ai. Panin mingi talvelanti otsa või? Jah. Ui. Ülo, tahad kaasa ka kala või? Nüüd hakkab olema juba mõõdus. Võtad kaasa? Murra kael ära siis. Küüne alla see väike konks. See oleks parim, jah? Siinkohal me võime kasutada seda meie legendaarset lauset. Tegemist on siiski professionaalidega. Nad on kõik jube räsitud siin, vaata. Selle Metso käest lõhkuda saanud või? Ei, Ülo, sa ei taha seda kala kaasa. Ei. Aga See tuleb olla sell. Kas tuleb selgroog pooleks või? Või ei ole? ei, selgrooga natuke See sügavam. jookseb siin. Jah. No palju puudu ei ole, näe. Kuidas sa üldse elad? Ei tea, see lind on maru agressiivne olnud. Lasen tagasi või? No lase tagasi, jah. Tüüp on nii visa, siis Jah, anna minna. last alla. Ole tubli, jah. Ja siis kirjutakse catch and release vendasid, et huule sisse tuleb auk ja siin ujuvad kalad, kellel selgroog peaaegu pooleks. Kas tal kipitab ka soolases vees või? Ma ei tea, jah. Võib-olla küll vähe kibe. Aga sellega higid on jumala äge. Haigelt annavad minna. Vaata. Kala otsas. Väikene kalakene. Muidu vedad ikka täiega. Konksud on küll nendel kunkidel head, et ükski kala minema ei pääse. Natuke isegi huulest läbi on, siis kinni. Ahven. Tuli niimoodi värist. Väike. Saad aru, see läbi selle ridva tuleb nii õhtult. No, siduri kärist jäävad. Kuradi. Koha. Alakas või? Jah. Hamma. Nüüd peab kohaga kinni. Kohe sai ära tõestatud. Välja ei toonud seda. Kuigi kaamerasse näidanud, et kuradi eri liike, nii et... Oi, pääses lahti. Nii, nüüd tulime nii legendaarsesse kohta, et meil on mitu videot tehtud sealt silla ja kivide pealt. Aga ja isegi bellyboatiga siin vee pealt. Nüüd tulime siis suurema paadiga. Ja Eiki ütles, et siin on seda ahvenat nagu putru. Praegu on muidugi vee osakaal on suurem kui ahvena oma. Aga Eiki, kus on kalad? No, esimesed visked on tehtud. Siia sõitmine oli paras peavalu, kuna väljas on suht kõva tuul. Peab vaatama, palju seal on. Ja siis seal on neid kive ja siis see marsuudi leidmine siia nagu niisugune peavalu. Aga need kaks venda need ei tea midagi. Üks ei õlut, teine vaatas rallit ja ainuke, kes higistas, oli mina. Leidsime kivi üles ka. Õnneks see juhtus 2 sekundit ennem seda, kui Eiki pani gaasi põhja. Kõigepealt käis põhi vastu ja siis käis mootori jalg vastu. Eiki jõudis käigu välja võtta ja kõik oli hästi. Kivi kannata ei saa. Jah, et selles mõttes kivi jäi terveks. Võtan kahva või? Eiki võtab. See on suur aug. Võta kah. Lõhub tal ära selle kuradi peenikese nööri seal. Maailma suurim ei ole, aga Sellega saame hea pildi.
vähemalt meil on kala. Vale vastus. Sul ka hauga? Pätsaahven. Suur. Ma ei teagi, keda filmida. Oota, las ta olla läbi. Jätkame sinuga hiljem. Teeme nii. Vaata, kus tõmbab külje peale, suur ahven. Igavane päts. See on haug. Ei ole. Vaata, ahven. Vaata. Oi, on küle pekki. Kunki toidab. Kas see läheb söögiks? Selle võtab nüüd kaasa või? Kas Ülo, sa tahad seda kala või? Ma ei tea, meil on nii vähe seda kala, et väga ei ole mõtet sellest. Ei no see on see algus ju. Küllega me oleme. No paned veekaussi, las ta... Mul on sump ka muidu. Mul on ka sump ka. Aga see, kus see veekauss on, minu oma? Seal ju. Tuli poiss. Nii. Siin pooleli. No nii. Kena hulk. Täna 3. liik. Yes. Ma edastan sulle selle. Ülo nukid. Aga lubasime üllatust. Ja üllatus on selline, et kommenteerige video alla, visake mingi küsimus õhku, mida te tahate minu või Eiki käest küsida. Küsida võib peaaegu kõike. Vastame kõikidele, mis on sobivad. Ja ma arvan, et nii mina kui Heiki järgmises videos, kus me koos oleme, see ei pruugi olla nagu siis kohe peale seda videot, aga ühesõnaga mingi video, kus me oleme koos kalal. Siis me vastame nendele küsimustele ja siis omalt poolt valime mõlemad ühe välja, mis on, ma ei tea, kas kõige ägedam, kõige agressiivsem, kõige nõmedam ja siis paneme talle auhinna välja ja saadame teile mingisuguse väikese üllatuspaki. Tootepaki. Jah, et hakake kommenteerima. Jah, hakake. Kahva või? Haug. Ah? Haug. UL-iga on hea kakkuda. Tahad kahva või? No... Issand, kui pisike. Ma tahaks need näpitsaid saada. Sul ka või? Jah. Ka haug või? Ei ole. Läks ära. Läks ära. Nii. Niimoodi sa küll ei saa jabudest. Said. See ei ole mu esimene rodeo. Oi. Hull jutt ikka. No mul on siuke tunne, et ma pean selle kaamera ära panema, sest ma olen seda kaamerat hoidnud nüüd võib-olla 10-15 minutit ja filminud seda kõike asja ja siis need kaks venda lihtsalt kõrval siin võtavad kala rämedalt. Nii et see on see õige koht, kus me oleme. Heiki üks kord elus tõi meid sellisesse kohta, kus päriselt on kala. Kuigi alguses tundus, et ei ole. Jälle väike kala. Ma siis ootan. Landi suurne. Ja sellised siin elavad haugide asjadega koos. Jah, aga nüüd mina lükkan küll landi vette, sest ma ei jaksa enam nende kalu filmida. Sah! Vaadake, kuidas tuleb. Ei no isust. Kõrva taha sulle või? Ma arvasin, et juba on, aga tegelikult oli vist mingi sammal.
kuule, meil tulevad sõbrad ütlema, et me ei saa siin enam püüda. Arvan küll. Pahi. Tuli ütles, et hästi panete, mehed. See on küll harukordne juhus, kurat. Ma tean, 10 meetrit kaugemale. Ma ei tea. No siit on juba kõik kalad ära torgitud, et kust te võtate neid kalu või? Tegi neid turbovibratsiooni. Ja ta tuli küll üks. Mul oli enne hõbedane lant. See oli vale värv. Nüüd pani sinise. On vale värv. See on jälle vedanud raisk. Aga võib-olla vale mees. Käis mul korra. Käis või? Jaa, ma ei tahtnud loopida. Näed, teine on see on sinu või? See on täitsa minu vaja. Korralikult põiskiga võtta. On jah. Õnneks on tross. Juhtus see, mis ma kartsin, raisk. Noh. Aha. 2 konksu. 1. 2 konksu läks. Jah. Võta. Uus. Päris hästi kinni või? Op! Seda vend tuli nagu... Ma hakkasin just lanti veest välja tõstma. Siin on vähe sügavam ka, siin on 1,7 sügavust. See vana ründas. Kohad. Väike. Väga väikest. Siis kajakas tunne, et siin näo järgi ära ka või? No ei ole väga väike. Tänase päeva suurim. Need, millega sa täna alustasid, need olid väga väiksed. Silma peast välja torkaga nüüd. Vaata, et see näeb muidu liiga hästi. Mida sa filmid siin? Ma pean sööma ja seda veresuhkrut hoidma, et ma ei jaksaks teiega olla. Et ma just ei tuleks õel bitch. Sul on kodus nagu kogemusega. Nii, meeste motivatsioon on alla läinud. Enam kalapüüdmisega tegeleda ei viitsi, nad ainult söövad. No. Tõmba minema sellega. Nii. Olukord on läinud maru vaikseks. Oleme püüdnud siit-sealt. Vahetanud vahepeal need, mis kunkilandid jigide vastu. Ei läinud paremaks. Läks minust kehvemaks. Mul. Heiki sai jigiga mõned. No põhimõtteliselt läks kehvemaks. Jah, ma mõtlesime selles suhtes, et testisime kunkilante, et võib-olla kui kala nendega tuleb, püüame siis jigidega vanade tuttavate kohtade peal, kus me oleme tõmmanud 100 kilosid ahvened välja, siis me ei saanud nüüd jigidega ka kala. See tähendab seda, et kala ei ole. Et see ei ole kunkilandi viga, see on meie viga, me ei oska püüda. Jah, 100 kilosid. Taamine videokõne, kui tahtab paketti. Praegu võib öelda, et on ketti tulnud, jah? 2-2. 2 viisid on kett. Jah. Uss on raisk.
hea päts. Ma vaatasin, et seekord ei tulnudki otsa, aga tuli. Sul on 3 viskest 3 või? Jah, Gunki toidab või? räigelt toidab. Rekordib jah. Peida ära oma väike kala. Vesi keeb väikest kalast. Pinna. Anne. No. Kena päts. Ussapudi. Head ei sõrme läinud. See läheb juba kaussi või? See läheb kaussi. Ahvena värvides lant ja? Töötab. Ja ahvena värvides ahven. 3 3. Nüüd tuleb põnev hetk. Kas ma teen Mihklile ära? Kas ma saan 4 4? Kuule, pane oma igi otsa ja hakka nullitama. Ma pean nullitama. Ussaris. Püüan suks hea väikse landiga. Nüüd oli hea. Oh, sa ei märganud. Peaaegu vaalas kala oli. Nüüd on päris suur. See oli mul ennem igi seal põhjas kinni. Jah. Tõsi, vaalas kala või? Mis eesti keeles sõnaraamatusse me piiluma peame, et selle nagu seda vastinetta leida. Põhjas on ikka mingi kanti ka. No, 4 4 ei tulegi ära, vend niimoodi nipitab siin. Vaatasin, et võimu sa ei märkad, ma lähen vaikselt su selja taha, võtan välja, viskan uuesti. Ja. Mul nagu, see jäi nagu kuidagi silma kriipima, et vend jäi nii rahulikuks järsku siin kuskil niimoodi. Muidu loopis. Nii, nüüd me oleme kõige ideaalsemas kohas, kus üldse saab ahvenat püüda. Ehk siis ümber meie on väikeste kalade parved. Ma ei tea, kui hästi seda kaamerast näha on muidugi, aga siin vahepeal näeb vilksatusi. Siin on kõik täis seda väikest kala ja ümber ringi ahven käib neid noppimas ja siin see ahven on. Nii et ole ainult mees ja püüa välja. Ääne? Ja see võib olla nagu 2 asja, et see teeb nagu selle ahvena hästi aktiivseks ja meile hästi lihtsasti kättesaadavaks. Või teine asi, ta ei ole meie lantidest üldse huvitatud. On ikk. Sest meie tulemused praegult ei räägi väga meie poolt. Ja no algus oli aktiivsem, nüüd on kuidagi vaiksemaks jäänud. Kõht täis. Ja võib-olla see hetk on lihtsalt selline, et teevad väikse pausi. Hakkavad kambaga ründama. Jah. Ega siis sa kogu aeg ei jaksa ka süüa, vahepeal pead neelama ja seedima ja siis tapad jälle. Ega sina ka ju kogu aeg külmkapi kalal ei käi ju. No sina ka ei käi. Ei käi jah, ma käin ikka palju vähem külmkapi kalal kui sina. Seal on asi selles, Mihki, et sa elad kõrgemal. Mul on 1. korrus, sul on 4. korrus. Ahah, gravitatsioon nagu või? Trepp, Mihkel, trepp. Mul ei ole treppi. No jah. Mul on ka trepp, aga ma ei kasuta seda. See on siis, kui lifti ei saa kasutada, kas on tulekahju või lift on katki. Kohe pääsed lahti ka. Korralik ju. Nii, ja ennem kui ma teile kala näitan, siis tuletan teile meelde,
et me ootame teie küsimusi video alla kommentaariumisse. Selliseid küsimusi, mida te minu või Heiki käest tahate küsida. Et olgu see siis kalastusteemaline või riiete teemaline või mis iganes teil pähe tuleb. Visake küsimus sinna. Järgmises videos, kus me koos oleme, me vastame. Proovime vastata enamustele küsimustele, aga kui kõigile ei jõua, siis kõigile ei jõua. Ja siis omalt poolt valime välja ka lemmikküsimuse või kommentaari ja siis saadame teile väiksed auhinnad. Aga kala, nätaki, jõhker vibalik ja Pikk, mingi 75 senti kindlasti. ja seda ta see kehaprofiil ei muutu, see on nagu joonlaud. Nii palju pole vaja või? Nii, siit lähme. 70 senti, täpselt. Ma ütlesin 75. Ühesõnaga, laseme ta tagasi. Jigimisel ultralaidiga. Väga põnev, väga ilus kala. Söögilauale kindlasti oleks väga hea, aga loodame, et ta hammustab Ülo tamiili puruks. Tšau! Ja kindlasti likeige videot ja kui te ei ole tellinud, siis te teate, mida teha. Likeide osas meil ühel videol, palju meil kõige rohkem on 600 või? Jah. Et me ei nõua 600, aga kindlasti oleks tore, kui tuleks. Ühesõnaga 599. Vaat seda paati. Sellega saaks päris kiiresti trollida ju. 150 vana evikest, aga huvitav, kes selle ümber ka tehtud. Ma unustasin ära, mis ma veel tahtsin. Pange like ja subscribe ja kommenteerige, esitage neid küsimusi ja vaadake meie teisi videosid ka, kommenteerige ja vaadake neid teisi ka. No, võt. Ülo tegi teile tüssu. Mis sa said nüüd siis? Särg. Need viidikas. Sa oled kõige huvitavad asju täna püüdnud, ne? Oleks meil võistlused, kes saab kõige rohkem erinevaid liiki. No, mis asja see on? Au. Ma ei tea. Kaamera käib. Ma ei tea, vist käib. Auge. Kui lant seisis koha peal, siis see tuli terroriseerima. No Heiki, rahvas küsib, millega me tegeleme. Skanneerime merepõhja, vaatame ringi, mis meil siin toimub, kas me leiame väikest kalaparvi, suuri kalaparvi, auke, potentsiaalselt häid kohtasid. Ja siis, kui me oleme mingi hea koha leidnud, eks me siis me proovime jigida natukese ja loopida ka seda gunki spinblade'i või mis ta nüüd on. Et äkki viskame selle siia põhja peale, et siin nagu midagi nagu joonistab. Kus ta päriselt kala on, ma ei tea. Võib-olla keegi targem Lawrence'i maaletooja võiks meile loengu pidada. Kas on nagu ütte, aga ma ei tea, proovime siin on mingi räme udupillun all, et kas see on nüüd vetikas või mitte. Ja väga kaua olla ei saa, Heiki, sest täna on ikkagi MM-i finaal. Nii et hiljemalt kella 10 peame olema kodus. Kes see MM-ilis? Marko Märtin või? Jääauki või? Jääauki. Rootsi Soome vantana või? Korvpall. Yeah. Nii, meie pikk ja raske päev gunki spinnerite, spinblade'idega hakkab vaikselt lõpule jõudma ja see kukub otsust ära. Ja egas midagi, võtame need viimased ahvenad siit välja. Ja siis hakkame koju minema. Või mis? Jah. Et küll, jätame teistele ka kalu. Tuleb auga.
Haug. Vaja kahva ka või? Jaa. Ülo võtad või ma võtan või? No ma arvan, et teda kätte ei saa, aga... Ülo on kahva valmis. Aga see on maru väike või? Või ei ole või? On jah? Vend väsitas niimoodi nagu 7 kilone tuleb. Mine pekki, mis paugu ta pani, näe. Juba pane see kahva mulle keegi kaugest vaatab. Väga häbiväärne verb. Noh, võtame selle päeva kokku siis, et kuidas meil kunkid, mis ta oli, Spintail, kuidas meil need Spintailid siis töötasid, kuidas nad meeldisid, kas viskame üle parda või paneme landikarpi ja võtame tulevikus ka kasutusele. Ei, üllatavalt head olid ja ma arvan, et need on disainitud selle eesmärgiga, et sa viskad ja siis kerid. Aga ma enamus aega ligisin seda. Lasid põhja ja? Jah, ja siis koptasin mööda põhja ja jube hästi tuli. See oleneb põhjast, et võib täitsa vabalt töötada. Et ma sain sellega isegi, ma arvan, püüdsin isegi 50-50 ligi ja siis seda täna. Ja sellega ma sain rohkem. Kuidas sul Ülo oli prosentuaalselt, et kas täna oli see suurem osa aja päevast või panid vahepeal midagi muud ka? Žigiga ei saanud ühtegi ainult sellega. Ja tegelikult tuli ilus ahven. Et selles suhtes mina ise, mulle meeldis väga, kasutasin ultralaadi ritva, see mulle meeldis, et tugeva tuulega ka lendas kaugele. Selle sai kiirelt sügavale. Ja ainuke asi võib-olla, et neid kindlasti on, lihtsalt meil ei olnud, see oli, mis palju see kaalus? 11,8 grammi, et võib-olla kindlasti pakis peaks olema ka mingid võib-olla 20 grammiseid. Natukese suurema blade'iga. Eks me oleme harjunud suuremate spinnerite ja suuremate kummide ja kõik peab olema hästi suur, et see on hästi kalaga hästi suur. Eiki ütles ka, et võib-olla võiks olla suurem see lant, et saaks suuremat ahvenat ka, aga täna saime ju päris normaalseid ka. Jah, mõned on 35 pluss on meil paar tükki. Sellised ahvened. Jah, siuksed saime, jah. Et tuleb ka seda suuremat ahvenat selle väikse. Ütleme, meie jaoks ikkagi mikrolandiga. Mul pole ühtegi spinnerit praegu kõrvale panna siia, aga see suuruste vahe on nagu üüratu. Aga enne selles suhtes mul oli väga õhuke nöör ja see siin küljes fluorokarbon vahel, et see natukese augi hambaid taluks ja siin on natukese kare ka, augid käisid murdmas ka seda. Et töötas väga hästi, et aitäh Kunki, aitäh Kristjan Künk nende eest ja ka mul rohkem midagi polegi. Kala poolest päev tegelikult saime midagi, aga tegelikult oli vaene. Me pidime päris palju tööd tegema ja otsima. Aga selle eest me saime ikkagi ahvenat, haugi ja üks koha käis ka, see kaamera peale ei saanud, sest kaamerad olid kinni ja käpard puderdas ära selle seal paadi kõrval. Siis me saime latikat. Siukse latika. Selle sain paati. Ja viidika. Viidika, jah. 5 kala. 5 liiki. Et selles mõttes oli nagu äge. Ja mis veel? Ärge unustage küsimusi küsida, sest juba järgmises videos loeme ette, vastame ja kõige lahedamatele paneme välja paar auhinda, mis jäävad üllatuseks. Jah, et pange julgelt küsimusi, kindlasti like, kellel subscribe ei ole, pange see subscribe ka, me tahame näha, kuidas meil see 5000 täis tuleb ja kui 5000 tuleb täis, siis võtame järgmises 6000, lõpuks on 10 000. Jah, nii et sina, kes sa veel endiselt ei ole tellinud meie kanalit, aga vaatad siia video algusest lõpuni, siis telli kanalit. Kas me prosentuaalselt näeme ka, et kui palju meil on salavaatajad? Näeme küll. Ilma tellit vaatajad. Me teame, et sa vaatad ilma tellimata. Sest meil on, ma arvan, mingi 80% vaatajatest on ilma tellimata. Jah. Nii et pange see like ja subscribe ära ja siis küsige neid küsimusi, mida teada tahate. Aga selge, me pakime asjad kokku, tõmbame selle
tühja kütusepaagiga loodetavasti sadamani niimoodi, et mere peal tankima ei pea, mul on kanistriga kaasas, aga mulle meeldib piiri peal elada, et tulime tühja paagiga kalale. Mis sõitsime 15 kilti välja. Jah, nii et siit õppetund, et valige sõpru, kellega te koos kalale lähete. Nii et, aga olge terved ja käige ise ka kalal. Tšau! Tšau, valige endale paadiga sõbrad. Ja paadiga sõbrad on väga kasulikud. Siis ei pea ise maksma. Disclaimer, ma lisaks siia lõppu veel see, et tegemist ei olnud mingi makstud reklaamiga, vaid meile saadeti need landid, me testisime neid, me avaldasime oma arvamuse. Kui need landid oleks olnud kehvad, siis ma oleks ka öelnud, et need on kehvad. Aga jah, ma ei hakka siia rohkem midagi ennast kaitsma.